Et meil on tegelikult täna selline meeletult huvitav ja ma natukene, enne kui me sinna sukeldume, ma räägin teile natukene sellisest mehest nagu Viktor Frankl. Et tema oli üks Austria juudi päritolu psühhiaater, neuroloog, tegi teadustööd ja siis teise maailmasõja ajal sattus Auschwitzi ja veel mõnda koonduslaagrisse, teda viidi sinna, eks ole. Ja elas seal läbi väga rasked ajad. Natukene seekord kohe hopsti sukeldan teid nagu natuke niisuguse raskesse teemasse. Aga tal olid seal rasked ajad, ta kaotas seal oma pere, koges palju valu, alandamist. Tal oli abikaasa, kes oli lapseootel. Tal olid vanemad, vend. Võinud kogu suguvõsa hukkus laagris. Ja talt võeti ära kõik tema isiklikud asjad, kuidas sinna läks, kaasa arvatud kogu käsikiri tema teadustööst, mis ta hästi pikka aega oli teinud. Ja mis ta oli enne seda laagrit kirjutanud. Ja tal oli kogu aeg seal kõhtühi, nälg, külm, tal oli hirm ja sunniti raskele sunnitööle, tema tervis läks ka sinna. Aga ta pääses sellest laagrist. Ja siis, kui ta sealt laagrist pääses, ta kirjutas sellise raamatu. Inglise keeles on selle raamatu nimi Man's Search for Meaning, mis eesti keeles võiks tõlkida, et inimene otsib tähendust, elu mõtet. Ja ta kirjutabki seal, kuidas ta leidis selle elu mõtte olles nendes kannatustes, mida ta seal kõike nägi. Ja ta nägi, et need, kes nendes kannatustes jäid ellu, et nad ei olnud ilmtingimata kõige tugevamad füüsiliselt selles hästi raskes olukorras, vaid et neil oli midagi, millest kinni haarata, mingi põhjus elamiseks. Et olgu see siis näiteks armastus kellegi lähedase vastu või lootus tulevikku või ka usk Jumalasse. Ja kui ta siis sealt välja sai, kirjutas selle raamatu, siis ta tegelikult pani alguse ka sellisele teraapia vormile, nagu on logoteraapia, mis logos kreeka keeles tähendabki siis mõte või sõna tähendus. Ehk siis tegelikult pani aluse kogu sellisele psühhiaatria koolkonnale, kus siis psühhoteraapia koolkonnale, kus siis aidatakse inimest edasi see läbi, et aidatakse tal leida tähendust tema elus. Ehk siis ta väitis, et inimese peamine motivatsioon ei ole võib-olla nauding, nagu võib-olla enne teda Freud ütles, et inimest motiveerib nauding, või ka näiteks ei ole võimu saamine, vaid just see, et inimest motiveerib see, kui ta saab tähenduse anda kõige üle, mis tema ümber toimub, et mingi selline elu mõte on olemas. Ja see logoteraapia aitab siis mitte siis seda valu, mis inimeses on, võib-olla ära eemaldada, vaid aitab näha, et see kannatus, mida inimene kannatab, on osa mingist suuremast mõttest. Ehk siis, Viktor Frankl oli selline ilmaliku maailma teadlane, eks ole, paneme niipidi. Aga seda sama logoteraapiat on ka paljud teoloogid siis seostanud sellise kristliku maailmavaatega, et Frankl ise oli religioosselt pigem avatud, ta ei ühendanud seda oma teraapiat mingi konkreetse usuga, aga ta rõhutas, et see tähenduse otsimine ongi see, et inimene mõistab, et on midagi suuremat kui see inimene ise. Ja on nähtud siis sellist
silda võib-olla piibliga, et piiblis on vaata ka öeldud, et inimene on loodud Jumala näo järgi ja et inimese mõte on peegeldada võib-olla seda Jumalat, kelle näo järgi ta on siis loodud. Ja logoteraapia ise ütleb, et inimene vajab seda tähendust, mis siis ületab selle inimese enda piirid. Aga meie kristlastena näeme, et see, mis meie enda piirid ületab, on Jumal ja Kristus, eks ole. Ehk siis tegelikult, Frankli puhul ei olnud tegu kristlasega, aga ta nägi, et meil on vaja seda. Ja siis põhimõtteliselt see täiesti selline ilmalik vaade sellele, kuhu me nüüd sukeldume sisse. Juut oli silmalik, oli uskmatu. No mitte kristlane selles mõttes, et juudid tunnistavad, eks ole, Vana Testamendi osa, nad on täiesti nõus selle poolega, aga nad ei tunnista, et Kristus on Jumala poeg. Aga see on nagu täitsa eraldi teema, et las ta praegu olla. Sest et me korra me tegelikult jõuame selle Kristuse teema juurde ka, aga natukese hetke pärast. Sest et seda Frankli lugu võib tegelikult natukene paralleeli tõmmata Hiobi looga. Et kui te olete ikka seda Hiobi raamatut lugenud, siis see on ka lugu toredast, vagast inimesest, kes nägi palju kannatusi, pidi kõik kaotama, kaasa arvatud talle lähedased inimesed ütlesid, et see on, sa ise oled süüdi põhimõtteliselt. Ja ometi jäi ta kindlaks. Jumala teed ületavad inimese arusaamise. See pilt muideks on üks maal. See on ühe Hollandi maali oma. Nimeks on tal Jan Lievens. Hästi 17. sajandil maalitud pilt. Hästi sellise Rembrandti stiilis. Aga peaks siis kujutama Hiobit kõigis tema kannatustes ja tema kiusamistes. Ja siis kristlikus perspektiivis siis on lisaks olemas üks selles kõiges kannatustes on siis üks lootus ja elu mõte on Jumalas. Isegi kui me päriselt aru ei saa, mis ümberringi toimub, milleks seda kõike vaja on, milleks kõik kannatustes, milleks see kõik hea on. Inimesed sageli küsivad minu käest, et milleks on Jumal saatnud mulle need valud, miks ma pean seda kannatama, miks kõik need halvad asjad sünnivad. Ja me ei saagi nendele asjadele vastata, kuivõrd me teame, et siiski on üle kõige selle üks suur Jumala plaan ja küll tema oskab aru saada, kuidas need asjad lõpuks jõuavad sinna kohta, et tema plaan täide saab. Nii, aga kui nüüd tänasesse sellesse tundi, loengusse, mõtisklusse me tuleme ja mida me kõik täna räägime siin, siis me üritame ikka oma elus seda eesmärki leida, eks ole, seda ka võib-olla raskemates olukordades eriti, et mille jaoks me siin üldse oleme, miks me elame ja kuidas siis seda õnne leida, siis kui võib-olla ümberringi pole kõik nii õnnelik. Ja ma panin täna selle kirjakoha siia uuesti. Ma et keegi oli öeldud, et just see kirjakoht oli teda väga kõnetanud. Et ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud.
Et see tähendab, et me ei ole nagu juhuslikult tekkinud siia, vaid meid on siiski loodud. Ja me oleme seetõttu mingist loomingust osa, millestki suuremast. Et me oleme loodud selle auks, kes meid lõi. Tema näo järgi. Ja kui me nüüd mõistame, et meie elu on ka kirjutatud kuhugi sinna Jumala loomingusse, Jumala suurde raamatusse võib-olla isegi, siis meie väike elu saab mingi teistsuguse tähenduse. Et siis me ei ole lihtsalt need, kes nagu lähevad oma elust läbi, et vaatan, et toit oleks laual, oleksin kaetud, lihtsalt jään kuidagimoodi saan hakkama selle päevaga. Aga meid on nagu kutsutud Jumala poolt millekski enamaks. Esindama seda Jumala olemust, olema tema see peegeldus, tema headust, armastust, tarkust. Et see ilmalik maailm pakub ju ka väga palju selliseid elumõtte variante. Et eesmärke elu jaoks. Et küll pakub, et äkki on see karjäär inimese eesmärk või äkki raha võib inimese eesmärk olla või kuulsus või hoopis vabadus. Aga need kõik jäävad natukene tühiseks. Kuigi nad iseenesest ei ole halvad eesmärgid, aga midagi jääb puudu. Et mingi tühimik jääb siiski nende nii püüeldes alles. Nad ei täida seda, mis meid tegelikult täidaks. Et ei pannud seda kirja kohta veel siia peale, aga õpetussõnades on 14. salmis üks kirjakoht, mis räägib selle inimese tee kohta. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. Mehe inimese mõttes võib tee näida õige, ehk siis karjäär tundub nagu õige, aga ta ei vii elu poole. Ja ma pikalt mõtlesin, et kas lugeda teile ühte kirja kohta, millest juppe me oleme terve meie loengute sarja vältel natuke siit võtnud ja natuke sealt võtnud. Ja tegelikult selle oma teeraja otsingul jälle see kirja koht on sellest plokist. Aga siis ma mõtlesin, et miks mitte. Ma loen terve selle meeletult pika kirjakoha teile ette, see on 3 salmi. Ma loodan, et te suudate olla minuga. Aga tegelikult ongi niimoodi, et mida enam me lähme nende teemadega edasi, ehk siis kui me alustasime toidust, ja füüsilisest ja sellisest maisest, ja nüüd me lähme järjest eksistentsiaalsete ja jumala asjadeni, siis tegelikult ongi see, et seda inimlikku osa jääbki vähemaks. Et midagi muud läheb sinna asemele. Ja seetõttu ka see, et ma loen teile pika osa piiblist, on ehk väga asjakohane siin. Mis ma teile loen? See on üks kindlasti tuntud kirjakoht ja see Mäejutlus. Ja Mäejutlus on hästi eriline kirjakoht tervikuna. See on võib-olla Jeesuse kõige põhjalikum õpetuskõne, kuidas kristlikult olla eetiline ja selline vaimsuse kohta ja mis kutsub sellisele sisemisele muutusele, mis tegelikult ka meie see terve programm kutsub ju tegelikult sellisele mingile sisemisele shiftile, et midagi muutub seest. Et mitte ainult see, kuidas me väline õnn on, vaid see, et sees midagi muutuks. Ja kui natuke tausta siia panna, et selle Mäejutlus toimus Jeesuse sellise teenimise alguses Galileas,
see toimus pärast seda, kui ristija Johannes oli vangistatud ja pärast esimeste jüngrite kutsumist. Jeesus oli juba ristitud selleks ajaks, ta oli juba kiusatud kõrbes ja ta oli juba alustanud oma imetegusid ja pärast mäejutlust ta jätkab tervendamisi, imede tegemist, õpetamist. Ja Mattuse evangeeliumist ongi kõige põhjalikumalt välja toodud, Luka evangeeliumis on seal ka, aga Luka evangeeliumist nimetatakse teistmoodi, et väljal peetud jutlus. Ja Markuse evangeeliumis on natuke juppe sellest mäejutlusest. Aga ma loen teile ette selle ja siis püüdke leida see koht, seal on 2 rida vist selle koha peal, kus on elu mõte jupp nii-öelda. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha. Ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugu kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale. Nii, et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündinud peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb, sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle meelde tuleb, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi. Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi rikkuda abielu. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes naise peale vaatab, teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisuga ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi sind paneb patustama, siis raiu ta maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema ajab, andku talle lahutuskiri.
aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielurikkuja ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Veel olete kuulnud, et muistsetele põlvedele on öeldud, sa ei tohi valet vanduda ja issandale antud vandeid tuleb pidada. Aga mina ütlen teile, ärge vanduge üldse ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure kuninga linn. Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha. Iga teie jah, olgu jah, ja iga ei, olgu ei, aga mis üle selle, see on kurjast. Te olete kuulnud, et on öeldud silm silma vastu ja hammas hamba vastu, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jätta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima 1 miili, mine temaga 2. Anna sellele, kes sinult palub ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud, armastage oma ligimest ja vihka oma vaenlast, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevas isa lasteks. Tema laseb ja oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee seda sama. Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganatki te seda sama. Te olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid, muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese eest pasunad puhuda, nii et silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb. Et su almus oleks varjatud ja isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armatsavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse, lukusta uks ja palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te palute. Teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti, aamen. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Kui te paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on palk käes. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud, ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste teid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta, sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihulamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Keegi ei saa teenida 2 issandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammadnat. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas.
Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie olete palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljas, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohutuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pinda oma venna silmas, palki iseenesest silmas, aga ei märka? Või kuidas sa võid oma vennale öelda, las ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja näe, su endal on silmas palk. Sa silmakiretseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pinda oma venna silmas välja tõmmata. Ärge andke seda, mis on püha koertele ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad. Kõike siis, mida te iganes tahate, inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja prohvetid. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahast, seest pidi aga on kisked hundid. Te tunnete nad ära nende viljast, ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, ei saa taevariiki, vaid see, kes teeb mu isa tahtmist ja kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest te ülekohtu tegijad. Igaüks nüüd, kes neid minu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. Ja sündis, kui Jeesus need kõned lõpetanud oli, et rahva hulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu keegi, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu kirjatundjad. Vabandust, oli pikk, aga oli vajalik. Aga et teil natukene põnevam siiski oleks, ma pidin selle teile ette lugema, sest see, mis ma teile nüüd näitan, on võib-olla see, ma näitan, et lihtsalt, et me võib-olla natuke kujutaksime seda ette. Kes tahab, saab seda filmi rahulikult kodus ka vaadata, see on
pikk ekraniseering iseenesest eestikeelsete subtiitritega, aga ma lihtsalt tahtsin just selle jupi siit välja tuua. Et võtta see, nagu see lõpp, eks ole, et nagu oleks selline suur rahvamass ja iidol tuleb, nagu rock-kontsert põhimõtteliselt, superstaar tuli kohale. Et siis põhimõtteliselt, see on tegelikult see superstaar, kelle poole meie peaksime ka vaatama. Et selles mäejutluse jupis võib-olla ei saanud me nii hästi seda, ta on pikk, ilus jutlus iseenesest, 3 peatükki, aga ma täiesti usun, et ma üritasin ka seda ette vuristada natukene. Aga lihtsalt võib-olla see jupp siin, selle filmijupi lõik annab võib-olla sellise visuaalse tunde, kui oluline kõik see Jeesuse õpetuse osa on lihtsalt. Ma jätkaks siit. Nii. Eks ole, nende ilmalikud eesmärgid, millest me natuke juba rääkisime. Ja samas, mis võivad inimese täiesti tühjaks jätta. Kõik see kuulsus, enese teostus, vabadus, iseendale elamine. Aga see tee, mis on mehe ehk siis inimese mõttes õige, on hoopis inimese jaoks surmatee. Võib-olla. Ja inimesed, kes tegelikult võib-olla on ka kõik selle saavutanud, kõik selle heaolu, raha, eneseteostuse, kuulsuse, vabaduse, vahel ka ise tõdevad, et tegelikult on midagi puudu. Et see ilmalik eesmärk keskendub justkui minule, mida ma kõike peaks saama, aga meie süda igatseb midagi rohkemat kui kõik see edu, mida ilmalik maailm saab pakkuda. Ja vot see, mida meie igatseme, on tegelikult see, mis on alles ka siis, kui kõik muu maailm kaob, mis on alles ka siis, kui surm tuleb ja üle selle. Ja ma panin selle pildi just selle mõttega, et see maailm pakub meile igasuguseid toredaid eesmärke, aga seal lõpus võib ikkagi olla see kuristik, eks ole. Aga kui me oleme, eks ole, loodud Jumala näo järgi ja tema läbi on loodud kõik ja kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Ja see elu mõte on siis peegeldada seda, kui äge on Jumala olemust. Kui kogu tema headust ja armastust ja tema õiglust ja tegelikult kogu seda jupi, mida nüüd mäejutluses kõike välja toodi, et kuidas kõike peaks tegema, eks ole, kuidas peaks olema. Et kui meid on loodud Jumala näo järgi, siis meie elu eesmärk peaks olema justkui olla ja püüda olla see, kes Jumal on, täiuslik. Proovida peegeldada kõiges oma tegemistes seda tema täiust ja tema olemust. Et meie elu võiks olla üks peegel. Et teised vaatavad selle peegli peale ja saavad aru, et aha, selline on see Jumal, kellesse sa usud. Et see tuletab meelde seda, kui ma ikka paaris loengus vist olen maininud seda, kuidas kristlasel on see majakas peal, eks ole. Et teised vaatavad ja saavad nagu aru, et midagi peegeldab sealt vastu. Et on kuidagi märgatav see, et me üritame peegeldada seda, kes meid loonud on. Ja tegelikult see, et me siis seda peegeldame, see on natuke nagu ka see missioon. Et me isegi ei pea ütlema, et kellesse või kuidas me usume, aga inimesed saavad aru, et midagi on erilist. Ja kui nad tulevad küsima, siis tegelikult saavad ka vastuse meie käest, et mis see on see eriline, mis särab meis.
mis annab meie igapäevaelule sellise sügavuse ja tähenduse. Kuid mõtle korra, et kui sinu elu on üks selline raamat ja igal lehel on mingisugune midagi kirjas, mingid peatükid on, siis mis see raamat räägib, mis lugu see raamat räägib? Et kas see räägib Jumala headusest või see räägib sinu tegemistest ja ambitsioonidest? Et siis see raamat, mis räägiks mitte ainult sinu tegemistest ja ambitsioonidest, vaid just sellest Jumala headusest. Oleks siis see raamat, kus me toetume Jumalale, kus meie elu toetub Jumalale, kus me peegeldame seda Jumala olemust. Et ühelt poolt, eks ole, me peegeldame Jumala olemust, me üritame olla sama hea, kui Jumal on, aga siis on seal midagi veel juures, eks ole. Et me võime küll teha palju häid tegusid, olla super head inimesed, aga taevariiki nende heade tegude abil me ikka ei pääse. Et tegelikult Piibel ütleb ka, et meil on vaja peale nende heade tegude veel ka usku Jeesusesse, Kristusesse. Et kuskil selles suures raamatus, mis on sinu eluraamat, seal peab olema üks peatükk, mis ütleb, et sa usud Jeesusesse, Kristusesse. Et sa võtsid tema vastu, sa ütlesid selle jahi. Johannese evangeeliumis üks ilus kirjakoht, seesama 3:16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Et see pool on oluline. Ka temasse uskumine. Ehk siis see on see kristliku usu tuum, et see pääste ei tule meil ainult meie tegudest, vaid meie usust. Ja siis see teine kirjakoht, Johannese 6:47, et kinnitab seda, öeldes, et tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Et see meie elu mõte ei piirdu siis tegelikult lihtsalt selle praeguse hetkega, siin ja praegu, vaid see meie elu mõte ulatub üle selle surmapiiri, üle igaviku. Ja just siis, kui me tunnistame Kristust ja usaldame teda, saab Jumal osaks meie loost. Ja siis on meil ka tegelikult nendes raskustes sellist lootust ja me näeme nendes raskustes seda elu mõtet. Panin ühe kirjakoha siia veel. Jälle sellest samast Johannese evangeeliumist, kus Jeesus ütles, et tema on tee ja tõde ja elu, aga ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui tema kaudu. Et siis see elu mõte tegelikult, kui valmistasin seda loengut ette, arutasin ühe kirikuõpetajaga, et mulle tundus nii raske teema, selles mõttes on nagu raske. Ja siis me koos arutades saime pihta, et tegelikult see on nii lihtne. Et tegelikult elu mõte on lihtne. Usu Jumalasse, tunnista, et Jeesus Kristus on tema poeg ja proovi sarnaneda Jumalale kõik. Ja ongi korras tegelikult. Et ei olegi vaja kaugemale mõelda sellest. Ja siis ka nendes raskustes me saame seda mõtet leida. Et kui on meil ilmalik vaade oleks ju selline, et kui need tulevad raskused, sa oled suurt karjääri teinud, sul on kõik hästi läinud, tulevad raskused, siis ilmalik inimene võibki öelda, et ahah, mu elul polegi mõtet. Kõik on luhta läinud, eks ole. Aga võib-olla sellisest kristlikust vaatevinklist vaadates
see on alles selline koht, kus sa saad päriselt kasvada. Et sa ei peaks neid raskusi kartma, vaid sa pead teadma, et Jumal on nendes raskustes ka sinuga. Ta kasutab seda valu, mida sa koged sinu kasvuks. Sa saad aru nendes raskustes, et sa ei ole üksi, sa oled koos Jumalaga. Ja kirjas roomalastele on ilusasti öeldud, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõike tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuste kohaselt kutsutud. Ja teate, mulle on väga sageli erinevates vestlustes ja kõnedes see osa just tulnud, et ilmalikus mõttes on olukord täiesti lootusetu. Ja tegelikult hiljuti alles oli veel üks selline lugu. Täiesti, tõesti nukker ja inimlikus mõttes lootusetu lugu. Ja inimlikus mõttes lootuskiirt ei paista. Ma mõtlesin, ma loen selle loo teile ette. Ja see on nüüd päris sündinud lugu, see on avalikult täiesti, see on üks postitus, millele ma loen, mis inimene ise kirjutas, on avalikult kättesaadav, seetõttu ma usun, et ma saan selle rahulikult siin ette lugeda, sest see on juba avalik. Aga lihtsalt see natuke ilmestab, kui lootusetu võib inimlikus mõttes olukord olla. Ja samas, kui te seda kuulete ja nüüd kogu selle jutu taustal, mis ma siin olen öelnud, te ilmselt panete tähele selle koha, kus tegelikult on üks lootuskiir siiski olemas. Sest kristlikust vaatevinklist vaadates on olemas lootuskiir. Seal, kus inimlikus vaatevinklist ei ole lootust. Kõlas see niimoodi. Kujutage ette, et ma olen see inimene, kes seda kirjutas. Seekordne postitus on läbinisti aus ja ma ei suuda midagi ilustada. Kirjutan kõik oma mõtted ja valu siia. Ütlen ausalt, ma ei taha seda postitust tegelikult teha, nii halb ja raske on. Aga ma ei näe enam muud varianti ka. Varsti on 2 aastat möödunud sellest, kui sain diagnoosi. Terve selle aja olete mulle kõik kaasa elanud ja nii palju abiks olnud. Selle abiga olen saanud edasi elada ja võidelda, olen saanud käia nii Soomes kui ka Saksamaal. Ilma selleta poleks ma nii kaugel oma ravi ja teadmisega oma haigusest. Praegu saan igakuiselt keemiaravi, see on laastav. Mu keha ei pea enam vastu, ma ei jõua eelmisest keemiast äragi taastuda, kui juba tuleb järgmine peale. Igakuine keemia muutub aina hullemaks. Arstid ütlevad, et midagi ei anna enam teha, tuleb kannatada, kuni jaksan ja siis surra. Ma ei taha surra, ei taha. Oleme kirjutanud kõik võimalikesse clinical trialitesse, nendesse ei ole kohti või ei taheta teise riigi kodanikke võtta. Pärast Saksamaal tehtud operatsiooni saadeti kasvajast koeproovid ja tehti Eestis teste, et tuvastada, milline ravim oleks kõige tõhusam. Arstid mulle seda ravimit ei anna. Ütlevad, et seni tuleks jätkata keemiaraviga, kuni see kasvajad stabiilsena hoiab ja kui enam ei hoia, siis võib mõelda sellele ravimile. Samal ajal tapab see ravim mind teistpidi. Samas ütlevad, et kui kasvaja hakkab uuesti edasi arenema ja nad kinnitavad, et see kindlasti ühel hetkel hakkab, siis on mul jäänud vähe aega, et elada. Mulle jääb täiesti arusaamatuks, miks ei võiks selle raviga alustada kohe, miks peab ootama, et asi läheks hullemaks. Arstid ütlevad, et grade 4 kasvajale alles käib sellel ravil uuring, aga enne kui ei ole selles tõestatud tulemusi, ei panda seda ametlikku raviplaani. Ma ütlen ausalt, ma olen juba meeleheitel ja tegelikult ka lootuse kaotanud. Kui alguses pidasin keemiale rohkem vastu, siis iga korraga läheb sellega aina raskemaks. Mu keha lihtsalt enam ei jaksa, ma olen nii läbi. Ma olen proovinud siiamaani olla nii positiivne kui vähegi võimalik ja leida lahendusi, proovida toitumise ja muuga hoida tervist. Aga iga kord, kui tuleb see keemia aeg, siis ma langen jälle kusagile auku ja kõik muutub lootusetuks. Pöördun teie poole, et küsida abi. Kas on kellelgi infot või kontakti, kes saaks mind aidata? Ma ei tea täpselt, mida ma otsin. Ma otsin lootust, aga mis seda annaks, ma ei tea. Minu diagnoosiks on mutantne astrotsütoom grade 4, mida kutsuti mõni aeg tagasi glioblastoomiks. Palun jagage seda, sest äkki see jõuab kellegini,
kes pole mu lugu lugenud, et saaks mind aidata. Vot niuke. Ja teate, ma kirjutasin talle vastuseks. Võtsin kätte ja tegin vastuse. Tähendab, ma tean, ta luges mu kirjutust, sest et ta pani sellele pärast sellise südamekese peale. Aga ma põhimõtteliselt kirjutasin talle, et tegelikult ongi üks lootus, üks lootus, mis läheb üle selle surmapiiri. Et inimlikust mõttes, tõesti, arstid laiutavad käsi, inimesed laiutavad käsi, inimene ka ei jaksa. Aga tegelikult Jumal annab meile ühe lootuse veel. Et kui kõik muu hävib, usud Jumalasse, tunnistad Kristust ja peegeldad Jumala olemust oma igapäevastes tegemistes. Ja siis on see igavene elu. See igavene osadus Jumalaga. See, mis siin, see on üks väike moment, see väike maapealne elu, see nagu lõpeb ära, ongi kõik. Aga see ülejäänu, see igavik, see on suur pärast seda. Ja vot imeline on see, kui see igavik on siis koos selle imeliselt hea ja täiusliku Jumalaga ja me oleme ka igavesti osa sellest igavikust. Ja loetavasti see andis ka talle väikese lootuskiire äkki jõuda selle lootuseni, mis selles olukorras on. Ja ma mõtlesin, et siia lõpuks me teeksime ühe väikse palve ja siis me tuleme meie reflektsiooni küsimuste juurde. Hea meel kuulaks teie mõtteid siin koha peal. Aga korraks paneme käed kokku ja palvetame. Kallis taevane Isa, aitäh sulle, et me saame siin koos palves, koos olla. Aitäh sulle, et me oleme saanud täna jagada neid mõtteid. Me palume sind, et need puudutaksid meid. Me palume sind, et läbi oma sõna, läbi piibli, läbi selle, et me saame kokku, me saame jagada üksteisega, et me ka kasvaksime järjest lähemale sulle. Kallis taevane Isa, aitäh, et sa oled meile näidanud, et see tõeline elu ei ole ainult meie saavutustes. See tõeline elu on just usus Jeesusesse, Kristusesse. See annab meile selle igavese elu. See sõna, mis on siis öeldud kas leeritamisel või siis ristimisel. Et see on see, mis meid kannab edasi. Kallis taevane Isa, me palume sind, et aita neid, kes ei ole veel märganud seda lootuskiirt, kes otsivad seda lootust, tunnevad, et midagi on puudu, aga pole veel saanud seda tühimikku täita. Ilmuta ennast neile. Las nad usuvad sinusse, las nad võtavad selle vastu, las nad ütlevad selle jahi. Ja me palume sind, sünnigu sinu tahtmine, me palume sind sinu antud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Nüüd me siis saame natuke korraks siin lõpus peatuda, võtta aja maha, võib-olla natuke nagu raputada kõike seda rasket osa, mis ma teie peale lasin sadada. Ja saame korraks neid küsimusi arutada. Enne veel ma panen selle lindistuse osa kinni, mis siiamaani on käinud, et need, kes veebis on, nendelt väga ootan laupäeva õhtuks ka nendele küsimustele vastuseid, sest tegelikult need on nii hea üksteisega jagada ja see ka aitab meil natuke kasvada üksteisele.